Tere, head inimesed, täna on meil müstikasaade ja see müstikasaade toimub siin Amper garaažis ja see on selline Lauri Tõntspoja saladuste kamber. Amperi saladuste kamber. Amperi saladuste kamber ja üks suur saladus on siin meie vahel, millest ma olen küll salamisi ühe pildi vahepeal Facebooki emailisse maailma lekitanud, aga täpsemalt ja lähemalt me ei ole sellest rääkinud. Ma tean nii palju, et see on kuidagi laadal baseeruv sõiduvahend. Jaa, see on siis auto, mille nimi on Aiar. See on tehtud 75-76 aastal Eestis. Et kui inimesed viivad ennast tagasi sellesse aega, siis võite ette kujutada, et Lada kui selline oli väga haruldane isend, sellepärast, et see vist ka läks tootmisse 70-te väga alguses. Et teha Lada peale ise ehitatud auto, see tundub ikka täiesti ulme valdkond, et tegelikult see oli nagu peaaegu et võimatu. Ja siis sellisel mehel nagu Artur Massovskil tuli mõte, et tema peaks ehitama endale auto. Et autosid ju teadupärast tol ajal väga osta ei saanud kuskilt, et selleks pidi olema 10 luba ja mingisugused sellised sertifikaadid, et sa said minna lõpuks autopoodi ja osta sealt auto. Ja loomulikult oli ta juba niimoodi oma kätetööd proovinud teha, et ta mingisuguseid ühe hot roadi oli ta ka juba varem valmis ehitanud ja sellega sõitnud. Ja siis ta võttis ühe sellise puuklotsi, sellest voolis siis välja mingisuguse auto kuju, mis talle meeldis ja lõikas selle seibideks. Pani siis selle diaprojektori ette teatud õige kauguse peale, mis oli välja mõõdetud ja siis lasi seina peale nagu elusuuruses sellise profiili lõike ja varju ja siis jooksis vineertahvliga sinna vastu, joonistas selle varjukuju sinna peale, võttis 2 jäbedat prussi, laadused laua peale, need profiili püsti, ühendas need väikeste laudadega ja siis valati kõik see jamps kipsi täis. Ja siis läks lahti üks suurem nühkimine ja sealt pealt siis lõpuks võeti vorm ja sellest vormist Estonia vormelite tehases muideks tehti siis 5 keret. Ja see on nüüd number 1 kere. See on nüüd see kõige esimene kere, mis sealt vormist välja tuli ja selle auto ta ehitas kõige esimesena valmis, nii et alates sellest puust maketist 18 kuu pärast sai ta selle autoga sõita. Et see on nagu selline asi, mida võiks öelda, et tehke järgi. Aga mis tal sellised eeskujud olid? Et kui sa siit vaatad, siis võib-olla leiad mingisugused erinevad autode detaile. Et ta selline tavaline Rex ei ole, mis oli eest Porsche ja tagant Corvette on ju. Et mis see sellised märksõnad olid? Eks ta ole ju oma ajastu laps, et kindlasti leidub ju miljoneid vaatajaid kohe meie saatel, kes ütlevad, et see on kole ja inetu ja miks küll sellist autot oli vaja teha, aga räägime ikkagi 75. aastast. Sel ajal GT40 Ford, mis võitis mitu korda Le Mansi on ju, Ferrarid, kõik nad olid vähekese sinnapoole, Lamborghinid, et eks siin ole jooni igasugustest autodest võetud või mis igastu, eks siis see, mis nagu tegelikult, mille sa ajakirjast kuskil pildi said, et ega tol ajal ei olnud ju isegi kuskilt võimalust näha, mis seal välismaal ehitatakse. Google'it polnud on ju? Ei olnud internet, ei olnud Google'id ja ei olnud ju ka välismaa ajakirju, et kus sa saaksid vaadata, et milline ilus auto välja näeb. Et reaalselt tuli see kuidagi mingisuguse umbes nii suure pildi järgi kuskil, mida sa said on ju raamatukogust või kuskil nägid siis. Ja nüüd need 5 keret, mis sealt vormist võeti, et ühe ta siis ehitas endale valmis, teise ta müüs oma sugulasele ja siis 3 tükki müüs veel maha, nii et teadupärast sõitma hakkasid tegelikult ainult 3 autot. Ja nendest 3 autost, mis sõitma hakkasid, täna siin toas on 2. Et me ehitame täna, taastame 2 korraga, sest nii on lihtsalt mõistlikum, et meil on ühed samad tööprotsessid ja seetõttu teeb see natukene kliendi jaoks tuleb see odavam. Aga see 3. on ära hävinenud või sellest ei tea keegi jälle midagi ja see on kadunud, et see võib olla kuskil Saaremaa kandis, et väidetavalt Artur ise teab rääkida, et mingid Saaremaa poisid käisid ta käest, viisid ära ukse vormid, et nendel pidi olema see, aga see oli ka 10 aastat tagasi. Nüüd on õige aeg käsi püsti tõsta ja tulla Lauri juurde ja öelda, et andke palun uus kere. Ja kui see auto siia treileri peale toodi, klient küsis, et kas me võiksime üks asja ära teha, põhimõtteliselt meil ei ole ju vahet, millised autosid teha, et
kui on selline auto, siis olgu. Ja kui ta siia toodi, siis selle tõstukiga, selle pamperid või treileri või kuidas seda nimetada, siis puksiiriga. Siis mul oli küll kange tahtmine ütelda puksiirijuhile, et ära võta maha, et vii see tagasi, kust see tuli. See, mis seal peal oli. Siis oli tal niimoodi, et sealt, kus praegugi on see pooleks lõigatud see auto, tagumine osa oli tehtud plekist. Ja eks see plekitöö oskus sellel mehel, kes seda tegi, oli selline, et painutada oskan. Siis niimoodi teed selle painutuspingiga, et teed nõksti ja siis 90 kraadi. Et kõik olid sirged jooned, plekist kokku keevitatud, sinna oli tehtud mingi toruraam alla, aga see toruraam nägi välja selline, et kui oleks ühe tiiru ümber maja ära sõitnud, et siis oleks juba ilmselt paar ratast tulnud küljest ära koos oma vedrustuste ja asjadega, et see oli väga õudne ja loomulikult, et mõlemad need autod, mis siin täna on, et nad olid seisnud lageda taeval aastaid või 10 aastaid. Et see oli nagu kõige hullem, et nagu siingi näed, see kere on lastud praegu kõik nii ütelda relakaga kiht pealt maha, sellepärast, et selle päikse käes olnud klaasriide peale, et ta oli juba nii ära murenenud ja pragunenud, et sinna nagu ei saa enam midagi liimida ega teha. Aga see raam või kere, mis meil siin ees on, see on ju selline klaasplasti toode. See ongi klaasplastist on see. Et kuidas sellele ühele siis selline plekistasi satus või see siis ka hiljem? See ilmselt sai vigastada. Tootearenduse käigus vahetati mingiks muuks. See sai ilmselt avarii ja siis, kuna see tagaosa oli lõhki, et ilmselt siis mees vaatas, et plastist ei oska seda kokku õmmelda, et siis teen plekist. Aha. Ja teen moodsama. Tal oli siis, kui originaalil oli 01 tuled taga, kes tahab võib vaadata 70 alguse näiteks mingitel lambodel olid umbes samasugused tuled. Ja siis tema oli võtnud juba pannud selle uuema Mosse tuled, et siis nii palju oli tal moodsam. Ja siis see teisel autol, number 2 autol, mis on C-monokokk, mis siin püsti seisab, et sellel oli saba alles. Ja tänu sellele me saime nagu üks ühele taastada nüüd selle originaalsaba ehk teha uue. Aga tal olid need samamoodi need tulede asjad ära lõigatud ja veel palju lõikeid tehtud ja seetõttu me pidime plastiliinist voolima talle uue saba. Aha. Et kuidas see nagu piltide järgi vaatasime mustvalgeid pilte ja siis selle järgi tegime talle uue saba. Aga see tundub hirmus raske. Ega see kobakas ei saa ju mingisugune liiga kerge olla ka. Eks ta ongi raske. Mis tehnika teed üldse edasi liigutas? Originaalil ehk siis sellel esimesel oli siis 1,3 sigulivaator. Aga kuigi ta oli kuskil 100 kilo vist oli umbes raskem kui siguli, et ega ta sellepärast jällegi kehvemini liikunud, et pigem vastupidi tippkiirus oli ta suurem, kuna see auto on oluliselt voolujoonelisem kui Lada ise on. Et väidetavalt selle 1,3-sega, mille peale ka Artur oli suutnud leida ka rallimeeste käest karpa ja nuka ja mingid niisugused asjad oli. Et see väidetavalt ikka 160 välja läks, mis jälle pisikese väikse asja puhul on ikka täitsa tõsine tükk. Ja siis ühel hetkel jäi lihtsalt aeg seisma ja autod jäid seisma ja mindi uute projektidega edasi. Jah, sest et eks ju praktiline väärtus nendel ju on suhteliselt nullilähedane, et igapäeva sõitmises kasutada sellist autot täna nagu eriti, kui ta on seal mingi 20 aastat vana ja see põhi ja kere ja kõik on läbi roostetanud, et see ei kõlba. Ja teiseks, et eks neid omanikke oli siis ka mitu ja kes siis kõik hakkasid nagu suure uraaga neid siis restaureerima, aga ega seal paaripäevasest tööst, et sellest, et lammutasime siit mingid asjad ära, võtsime küljest ära, väga palju kaugemale ei jõutud, et jäid nad siis edasi roostetama ja nüüd on nad leidunud inimene, kes leiab, et need autod on väärt seda, et need taastada uuesti oma endisesse hiilgusesse ja kindlasti on tema nõu, et nad oleksid täiesti töötavad, et selles mõttes sõitvad valmis autod. Müts maha sellise entusiasmi ees. Jah, sest täna on ta ju ikkagi Eesti autoehituse ajalugu. Selliseid autosid on olemas meie teada 2, neid on siin. Loogiliselt võttes siis järgmine on leivaauto ja seda vist tehti autos. Neid tehti küll palju rohkem ja neid on kindlasti alles ka rohkem. Aga see tegelikult selle auto tähtsus ei ole võib-olla isegi mitte Eesti mastaabis niivõrd suur, kuivõrd kogu laia Nõukogude Liidu peale oli see ilmselt esimene iseehitatud auto, mis oli Lada baasil.
et selle ladada õnnestus ka niimoodi saada, et ta käis siin samas Kadakas, kus oli see ladakeskus ja siin aia taga siis vedeles üks üle kuudi käinud ladakere ja siis ta muidugi läks sinna ja ütles, et mehed, et saigi endale. Nii et see andis talle võimaluse teha see auto ja algne mõte oli tegelikult sellel autol, et ta tuleb keskmootoriga. Ehk miks tal kõik need kahmajad seal taga on ja nii edasi. Aga siis ta sai selle ladakere ja pani selle oma valminud kere siia peale ja siis selgus, et oi, aga see ladamootor mahub siia ette ka ära. Aha. Ja siis kohe ju hakkasid näpud sügelema, sest tundus juba, et varsti peab gaasi vajutada. Et juba on valmis. ja, protsess läks väga palju kiiremaks ja seetõttu siis koheselt tehti siia see mootor vahele ja et ta pidi ainult väikese sellise muhu siia skoobi pidi juurde tegema, et siis karpa ära pauks ja karpale õhufiltrit ei saanud panna. Siis õhufiltri asemel oli siis naiste kapransukk oli tõmmatud mütsiks pähe siis karpale, et liiv sisse ei läheks. Jah, liblikas ka ja. Kuidas moodi need uksed lahti käisid, et kas ta on selline tavapärane, nii nagu ikka käivad, on ju? Ja, see käib ikka. Lamborghini uks, et ei, nii hull ei ole. Pealmine ots on siin küll selline GT40 moodi. Ei, ta täitsa tavaline ja see käib niimoodi lahti. Ja mis oli kõige hämmastavam, et siis kui ta meile tuli, kui ta oli küll toru raami peale ehitatud, et kõik käis, et uksed liikusid ja sulgusid ja istusid peaaegu oma koha peal. Ja kui sa vaatad, siin on niisugused kavalad kõrvad, mis on siit eest natukene lahti tulnud. Et need on nüüd hilisem addition. Aha. Et kui nad siis selle esimese versiooniga said sõita juba, siis selgus, et suurel kiirusel hakkab ta seda ukse katust lahti tõstma. Ja siis muidugi hakkas tuul jubeda vilinaga siit eest sisse puhuma. Arvestades 70-ndate juukse moodi, siis tõenäoliselt karvad iga kord vahel, kui seisma jäi. No see oli nagu üks häda ja teine häda oli see, et siis hakkas ka hirmsasti vihma sisse sadama, kui juhuslikult juhtus selline vihmane ilm olema. Et siis tehti siia sellised lisakõrvad, et siis tuli väga hoolikalt, tuli 2 käega tuli seda ust sulgeda, et kõigepealt topita siia alla ja siis lükkad kinni ära. Ahah. Härrasmehe auto, et lähed, paned ikkagi kõrvalistujale ukse kinni ja siis tõmbad endast siia karrupidi vahele, aga palju siia üldse rahvas sisse läks? Pikkust tundub iseenesest olevat. Tal pikkust on, et ta on nüüd 20 centimeetrit pikem kui lada on see teljevahe. Et ta on siis keskelt pooleks lõigatud 20 senti pikemaks tehtud ja ta oli 4-kohaline, nii et 2 sees, 2 taga. Aga nüüd, kui sa siit tagant vaatad seda kõrgust on ju, et kui see iste oleks seal põhjas juba ja nii edasi, et siis tegelikult minu pea oleks ilmselt kuskil selle koha peal siin. Aha. Ja väidetavalt nad sõitsid 4 sellega Kiievisse, et ma ei taha teada, mismoodi need tagumised mehed Kiievis sellest autost kätte saadi, et mis kujul nad olid, kas nad olid küsimärgi või Y kujulised. Aga väidetavalt ja siis oligi niimoodi, et algselt oli siin taga ka selline sirge pleksist klaas. Aga siis pärast ta lasi teha niisuguse tõstetud versiooni, mis läks nagu natuke nii ja siis et siis sai natukene pearuumi juurde sinna taha ka. Aga ikkagi tol ajal praktiline auto ta pidi olema, et ühte pidi oli ta selline sportauto, aga teist pidi oli ta ikkagi ainukene pereauto, ehk siis pere pidi ikkagi peale mahtuma, mingid asjad pidid mahtuma, no pagasnik oli ta väga väikene siin põhimõtteliselt, kui nad Kiievisse sõitsid, et siis ka kuna tal taga oli An2 väljast tehtud, sellest metsavahi väljast oli tehtud selline väga lai ratas oli. Siis sellele muud rehvi ei olnud saada, kui ainult vormelirehvid. Aga need teadupärast pikamaa sõiduks mõeldud ei ole. Et siis kui Kiievisse mindi, siis oli ka nii, et üks rehv oli siin taga pagasnikus ja siis 3 tükki oli veel peale laotud siia. Et jah, ja neid siis ikka läks selle sõidu peale. Aga tahtmist on, küll saab. Jah, tuleb teha. Et see sama asi on, ütleme, selle auto kõrgusega, et need koopavahed ja asjad on siin hirmus kõrged ja suured ja nende piltide pealt on ka väga hästi näha seda, kui kõrge ta tegelikult oli. Aga jällegi tuleb arvestada, et 75. aastal Nõukogude Liidus teid ei olnud. Et see, mis meil praegu on see Tallinnas, see on suhteliselt sarnane, aga võib-olla siiski natukene gramm parem. Räägi mulle nendest velgedest ka, need kindlasti sellest ajast pärit ei ole ja ma tunnistab, et näevad jube head välja. Need ei ole jah muidugi sellest ajast pärit, et kui ta siia jõudis, siis tal olid juba, ühel olid siis Lada Black väljad all ja teisel oli mingisugused Toyota väljad või midagi sellist. Aga neid sai nüüd otsitud ikka päris kaua, et milline velg siia nagu sobib ja kust selle saaks, et ta oleks õige nagu offsetiga, et see ratast tuleks välja poole ja nii edasi. Sellega oli päris tükk tegemist, aga ma ise arvan, et see on nagu ajastu truu ja iseenesest peaks sobima siia päris hästi.
Ja siia lõppu küsin veel sellise küsimuse, et minu ees on 2 täiesti erineval ajal tehtud detaili, et see paistab olevat selline uuem ja see on puhta vana, et miks jaoks ta siis osaliselt vanaks jääb? Sellepärast, et muidu ei jääks ju sellest autost midagi järgi, et muidu me teeksime lihtsalt uue aiari ja sellel ei ole siis nagu enam seda numismaatilist väärtust, et kõik detailid, mis meil on, mida saab taastada ja on mõtet taastada, et me üritame ikkagi taastada ja tegelikult oleme ausad, et uus teha oleks odavam ja lihtsam. Aga lihtsalt sellepärast, et muidu ta ju enam ei ole see auto, number 1 auto või number 2 auto. Ja teine küsimus, millal valmis saab, millal saab minna sõitma? Tahaks sõita? Kevadel. Et ma arvan, et järgmine suvi, järgmine kevad. Talvel on hea siin garaažis nii kuskil välja ei taha ju minna, on ju. Külv ja kole, et siis on hea siin garaažist teha teda ja loodame ikkagi kevadeks valmis saada. Selge pilt. Siit tõmbamegi joone alla. Teile ütleme nägemist ja järgmine kord vaatame siin garaažis veel ringi, sest see ei ole ainukene salapärane projekt.